Nii, aga olgu, alustame siis tänast seminari, et mina olen Andro Toom Keskkonnaametist. Tänase veebiseminari temaatikaks on siis tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita piirkonnad ja võimalused sealseteks reovee-käitluse lahendusteks. Seminar on siis jätk 16. mail toimunud reovee kohtkäitluse teabepäevale. Tänane programm, nagu te ka näete, koosneb siis 2 osast. Kohe vaatame. Okei. Programm koosneb siis 2 osast. Esimeses pooles on 3 ettekannet ning teises pooles jaguneme gruppideks, et jätkata aruteludega. Esimese ettekande teeb meile siis Anni Mandel Kliimaministeeriumist ning räägib reovee käitlemisest aladel, kus puudub ühiskanalisatsioon. Teiseks ettekandeks on reovee kohtkäitluse ja äraveoteenuse korrastamine ning ettekannet teeb Liisi Arm Kliimaministeeriumist ning viimaseks tutvustab meile Olav Ojala Kliimaministeeriumist ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise rahastusvõimalustest. Teises pooles on meil siis 3 gruppi arutelu teemadel siis energiatõhususe edendamine reoveepuhastuses. Grupijuhiks on Olav Ojala. Reovee käitluse kohtkäitlussüsteemide registri loomine on siis teine teema. Grupijuhiks on Liisi Arm. Ja viimaseks grupi arutelu teemaks on kohtkäitlussüsteemide järelevalve. Grupijuhiks on Anni Mandel. Seminar kestab umbes 2 tundi. Lõpetame kell 12:30 ning seminariga salvestatakse. Okei, väga hästi, et Anni ka kuuleb meid nüüd. Aga see ongi minu poolt lühidalt kõik ja laseme nüüd esimese ettekande siis meile ette. Palun, Anni. Anni, mikrofon on sul vaistatud. Ja, vabandust, tere. Tahtsingi seda kõigepealt küsida, et kas ma nüüd see kosta, sellepärast et mul olid mingid tehnilised tõrked, et ma olen ilma kõrvaklappideta hetkel. Ja, väga hästi on ilusti kuulda. Selge, siis on hästi. Et ma kõigepealt tutvustaksingi ennast, et mina olen siis Anni Mandel, nagu ma ütlesin, Kliimaministeeriumi veeosakonnast ametis alates jaanuarist, et üsna uus. Ja ma räägin teile täna siis reovee käitlemisest tihedalt asustatud ühiskanalisatsioonita piirkondades seadusandlusest lähtuvalt, milleks on siis eelkõige veeseadus ja selle alamaktid ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus. Et asulareovee kogumise ja selle puhastamise korraldamine on siis kohaliku omavalitsuse ülesanne. Ja lubatud reoveekäitluse üldised lahendused on reguleeritud meil veeseaduses. Et üldiselt on siis reovee käitlemiseks ühiskanalisatsioonita piirkondades võimalik rajada nii ühiskanalisatsiooni kui ka kasutada individuaalset süsteeme. Aga siin tuleb arvestada sellega, et individuaalsete süsteemide kasutamise osas on meil sätestatud teatud erisused sõltuvalt siis reovee kogumisala suurusest. Et väljaspool reovee kogumisalasid ja alla 2000 inimekvivalendilise reostuskoormusega reovee kogumisaladel ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik ja individuaalsetes süsteemides võib kasutada nii omapuhasteid kui ka reovee kogumismahuteid ehk siis väljaspool reovee kogumisalasid ja alla 2000 IE reovee kogumisaladel on võimalikud lahendused siis nii ühiskanalisatsioon, omapuhasteid kui ka reovee kogumismahutid. Mis puudutab aga üle 2000 IE reovee kogumisalasid, siis seal üldjuhul tuleb ikkagi rajada ühiskanalisatsioon. Et ainult erandjuhul on lubatud kasutada üle 2000 IE reovee kogumisaladel reovee kogumismahuteid, kui ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi või sellest ei ole keskkonnale tulu. Et omapuhastite kasutamine on siis üle 2000 IE reovee kogumisaladel keelatud. Et see 2000 IE piir tuleneb siis asulareovee puhastamise direktiivist, mis on käesoleval ajal uuendamisel ja see 2000 IE piir pärast direktiivi jõustamist liigub allapoole. Ehk siis
selle slaidi kokkuvõtteks võib öelda seda, et tegelikult kohalikel omavalitsustel on tegelikult vaba vooli igas piirkonnas ühiskanalisatsiooni rajada, reoveekogumisala otseselt selle jaoks vaja ei ole, aga reoveekogumisala olemasolu võib olla või õigemini reoveekogumisala olemasolu on nii-öelda toetuste saamisel tihti eeltingimuseks. Siis veeseaduse paragrahvis 124 on sätestatud siis reovee puhastamise tingimused ja selle kohaselt reovesi tuleb puhastada koha peal, juhtida reopuhastisse või koguda kogumismahutisse ja vedada purgimissõlme. Et siin toodud sellised üldised põhimõtted lubatud lahenduste reoveekogumisala suurusest lähtuvalt siit eelmise slaidi juures tegelikult ka juba räägitud, aga siin on lihtsalt oluline silmas pidada seda, et alternatiivsed lahendused ühiskanalisatsiooniga liitumisele on ette nähtud sisuliselt juhuks, kui ühiskanalisatsioon puudub. Et sellest siis nähtubki tegelikult selle nii-öelda seadusandja tahe, et ühiskanalisatsiooni olemasolu tuleb ikkagi sellega liituda. Ja millega siis tuleb arvestada piirkonnas reoveekäitluse planeerimisel. Et siin ma olen toonud välja mõned aspektid, millega tuleks lisaks reoveekogumisala suurusele siis arvestada piirkonnas reoveekäitluse planeerimisel sellisel tasandil, et kas rajada ühiskanalisatsiooni või siis jätta see ala nii-öelda ühisveevärgi kanalisatsiooni katmata alaks ja kasutada alal jätkuvalt individuaalseid süsteeme. Et arvestada tuleks näiteks olemasolevate ja ka tegelikult võimalike piirkonda planeeritavate kanalisatsiooni ehitiste kujade ulatusega. Et kuja ulatuse sisse ei tohi ju jääda elamuid näiteks ja näiteks ka salve puurkaevusid. Et seadusandluse järgi kuja peab sõltuvalt siis reoveepuhasti projekteeritud koormusest, reovee puhastamise ja reovesete töötlemise viisist ja reoveepuuplasse juhitava reovee voolulgast olema vähemalt 5 meetrit, ent mitte üle 500 meetri. Et need täpsemad nõuded on meil siis reguleeritud eelkõige keskkonnaministri määruses number 31. Ja kanalisatsiooniehitiste kuja puhul on võib-olla oluline ka mainida see, et kogumismahutite puhul seadusandluses ei ole otseselt kuja ulatust nii-öelda numbriliselt reguleeritud, et selle saab määrata kohalik omavalitsus oma reovee ja kohtkäitluse eeskirjas. Ja oluline erand on ka joogivee otstarbeks mitte kasutatav salgaevu vaheline kaugus oma puhastiks olevast tiimsüsteemist. Et selle puhul on veel täiendav nõue, mille kohaselt siis oma puhastiks oleva imsüsteemi ja joogivee otstarbeks mitte kasutatava salgaevu vaheline kaugus sõltub suuplaks olevast pinnasest ja omadustest, maapinna langusest ja jääb siis sõltuvalt sellest vahemikku 20 kuni 50 meetrit. Arvestada tuleb lisaks ka läheduses paiknevaid, aga ka jällegi võimalike piirkonda planeeritavaid puurkaevusid ja salgaevusid ja nende sanitaarkaitsealade ja hooldusalade ulatusi. Et siin on oluline see, et heitvee saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ja lähemal kui 50 meetrit sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ja lisaks ka heitvee veekogusse juhtimine ja lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal. Et need kujade sanitaarkaitsealade ja hooldusalade nii-öelda nõutud ulatused võivad saada näiteks määravaks individuaalsüsteemide puhul just sellistel väiksematel kruntidel, et võib tekkida olukorrad, kus need nõutud kujad võib-olla ei anna nii hästi omavahel mängima. Lisaks on meil ka mõningaid erinõudeid heitvee pinnasesse juhtimiseks. Et sealt tuleb siis arvestada põhjavee kaitstust, sest et immutatava heitvee kogus, lubatud kogus sõltub tegelikult põhjavee kaitstusest. Ja tegelikult ka heitvee immutussügavuse puhul on meil nõue, et see peab olema aastaringi vähemalt 1,2 meetrit ülalpool põhjavee kõrgemat taset ja jääma siis 1,2 meetrit kõrgemal aluspõhjakivimitest.
siis arvestada tuleb ka läheduses paiknevate ühiskanalisatsioonisüsteemidega, et kas on võimalik sellega ühendada piirkonda või siis tuleks rajada näiteks eraldiseisev süsteem koos eraldi puhastiga ja mis on selle maksumus ja ekspluatatsioonikulud võrreldes individuaalsete süsteemide kasutamise variandiga. Lisaks tuleks arvestada ka piirkonna veekogumeid, nende ökoloogilisi näitajaid, füüsikalisi ja keemilisi näitajaid, et ühiskanalisatsiooni rajamise või individuaalsete süsteemide eeldatav mõju veekogumi seisundile tuleks ära hinnata, näiteks kui kavandatakse kasutada mingisugust pinnaveekogumit suuplana. Siis siit võib-olla tooksin välja ka veel selle, et hinnata tuleb tegelikult ka võimalikku, ütleme, kui piirkonda kavandatakse näiteks ÜVK-süsteemi või hinnatakse, et kas rajatakse individuaalsüsteemid või ÜVK-süsteem, siis tuleks hinnata ka selle ÜVK rajamise alternatiivi ka kaasnevat ÜVK teenuse taskukohasust pärast nende investeeringute tegemist. Sest et nende tehtavate investeeringute tõttu ei tohi siis ÜVK teenuse hind muutuda ülemäära kõrgeks tarbijatele. Et Eestis on see mõistlikkuse piir umbes 2,5%. Aga sellest taskukohasusest võib natukene räägin lähemalt ka järgmise slaidi juures. Lisaks on väga oluline see, et arvestada tuleb ka piirkonna elanike arvu täna ja siis seda tuleviku prognoosi, et kas piirkonnas on perspektiivselt elanike arv kasvavas trendis või kahanevas trendis, et siis need süsteemid ei saaks üle ega aladimensioneeritud. Reoveekäitlust siis kavandatakse kohalikus omavalitsuses ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas, mis siis peabki sisaldama sobivate tehniliste lahenduste alternatiivide võrdlust, et siis oleks võimalik nende lahenduste seast valida piirkonda see kõige sobivam. Et esmajoones siis tulebki valik teha ühiskanalisatsiooni individuaalsete lahenduste vahel ja alles siis minna juba detailsemaks ja valida välja konkreetne joogivee või reoveepuhastusüsteemi tehnoloogia. Et ÜVK planeerimist on siis käsitletud lähemalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise seaduses. Vabandust, kas keegi soovib midagi küsida? Ei soovinud. Selge. Ühesõnaga, ÜVKS-i paragrahvis 12 lõike 2 kohaselt tuleb siis ÜVK planeerimisel lähtuda sellest, et piirkonnas oleks ÜVK teenuse osutamine tervise ja keskkonna kaitseks vajalik ja sellest, et ÜVK teenuse hind kujuneks piirkonna elanikele mõistlikuks. Et kohalikul omavalitsusel on siis esmatähtis analüüsida lisaks ühiskanalisatsiooni rajamisele ka muid lahendusi, näiteks erinevad individuaalsüsteemid ja valida siis majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnakaitse kaalutluse tulemusena siis piirkonda sobivaim lahendus. Keskkonnakaitse kõrval on oluline hinnata siis teenuse toimepidevust, teenuse hinda. Sest et see ÜVK teenuse hind ei tohi siis tarbijale muutuda siis ülemäära kulukaks. Et juhul, kui ta seda osutub, siis sel korral tuleks kasutada piirkonnas individuaalseid lahendusi pigem. Siis ÜVK planeerimisel tuleb arvestada ka sellega, et ÜVK teenuse osutamisel avalduvad piirkonna eripärast tulenevad igasugused riskid oleksid maandatud, et siin on näiteks mõeldud üleujutusriske. Siis nagu enne sai mainitud, siis reoveekäitluse kavandamise ja rajamise aluseks on üldjuhul ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, mis siis koostatakse ühe kohaliku omavalitsuse kohta, see tagab siis piirkonna tervikliku arengu ÜVK üldse nagu reoveekäitluse seisukohast.
erandkorras on võimalik siiski rajada või planeerida ÜVK-ga detailplaneeringu alusel. See on siis seetõttu, et mitte takistada arendusi sellises piirkonnas, kus hetkel ühisveerekanalisatsiooni arendamise kava puudub. Aga lihtsalt, et pärast ÜVK nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, koostamist tuleb see ala ikkagi nagu hõlmata ka sinna ÜVK arendamise kava hulka. Siis hästi lühidalt ka ühisveerekanalisatsiooni arendamise kavas nii-öelda koostamisest. Et see tuleb siis koostada koostöös piirkonna veeettevõtjaga, et seetõttu, et praktikas tegelikult just veeettevõtjad on ju vastutavaks isikuks, et need kavandatavad tegevused saaksid ellu viidud ja veeettevõtjad ka finantseerivad neid investeeringuid suuremalt jaolt. Siis ühisveerekanalisatsiooni arendamise kava sisunõuded on sätestatud siis ÜVKS-i paragrahvis 14, et ma nende kõikidel sisunõuetel täpsemalt ei peatu. Tooksin siin esine lihtsalt selle paragrahvi punkti 6, mille kohaselt, nagu ma enne mainisin, siis ÜVK arendamise kava peab sisaldama sobivate tehniliste lahenduste alternatiivide võrdlust, et piirkonda oleks siis kõikide võimalike lahenduste seast valitud kõige sobivam. Ja siin on siis selle sisunõuete jätk, et siin on võib-olla oluline mainida seda ära, et ÜVK arendamise kava sisaldama ka kaarti üle 2000 IE rõõmumisaladel ÜVK katmata aladest, kus tegelikult on küll ÜVK väljaehitamise kohustus, ent ÜVK väljaehitamine tooks kaasa sotsiaalmajandusliku ja keskkonnamõju hinnangu alusel põhjendamata suuri kulutusi või sellest ei oleks keskkonnale tulu. See on siis see nii-öelda asularõve puhastamise direktiivi nii-öelda erandi kohaldamise punkt põhimõtteliselt. Siis ühisveerekanalisatsiooni arendamise kava sisaldama ka ÜVK kaetavate alade kaarte, mis siis võimaldab piirkonna elanikel saada ülevaate, et millises kohaliku omavalitsuse osas on ÜVK teenuse osutamine planeeritud ja missuguses piirkondades tegelikult tuleb kasutada individuaalseid lahendusi. Lisaks peab ÜVK arendamise kava sisaldama siis nii-öelda teenuse hinna prognoosi pärast nende kavandatud investeeringute tegemist. Väga oluline on ka see, et ühisveerekanalisatsiooni arendamise kavast peavad olema toodud, arendatud ja 4 aasta jooksul arendatavate piirkondade liitumistähtajad. See on siis vajalik selleks, et piirkonna elanikud oleksid teadlikud, mis ajaks tekib neil siis ÜVK-ga liitumise kohustus. Aga sellest ma räägin teile ka üsna kohe lähemalt. Enne mainin hästi lühidalt ära selle, et see ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas ka vesikonna veemajanduskavaga ja selle meetmeprogrammiga ja täitma veekaitse eesmärke. Et tuleb näiteks vaadata seda, et kas veemajanduskavas on lähedal asuva veekogumissurve tegurina kanaliseerimata elanikkond või heitvesi. Et heopuhastid või üldse piirkonnas nii-öelda see röövkäitluse lahendused peavad olema planeeritud sellisena, et selle piirkonna nii-öelda veekogumite veekaitse eesmärgid saavutamine ei oleks nii-öelda takistatud või et see oleks mõjuks nendele veekogumitele, veekogumi seisundile nagu halvasti või. Nii, kui aga jõutakse lõpuks sinnamaani, et ühisveerekanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on alternatiivide analüüsis selgunud, et mõistlikuks on piirkonda just ÜVK rajamine ja ka ÜVK arendamise kavas kavandatud ÜVK süsteemid on lõpuks piirkonda rajatud, siis uue ühisveerekanalisatsiooni seaduse koostamisel arvestati tegelikult ka asjaoluga, et olemasoleva ühiskanalisatsiooniga mitteliitumine on röövkogumisala piirkondades tihti tõsine probleem, mistõttu on selles uues ÜVKS-is ÜVK-ga liitumise kohustus konkreetsemalt reguleeritud. Et uue ÜVKS-i kohaselt on siis olemasoleva ÜVK-ga liitumise kohustus nendel inimestel,
kelle elukoht jääb kohaliku omavalitsuse ühisveeirrigatsiooni arendamise kavas määratud ühisveeirrigatsiooniga kaetavasse alasse. Seda siis eeldusel, et välja on ehitatud nõuetekohane liitumispunkt. Et need liitumistähtajad on siis toodud kohaliku omavalitsuse ühisveeirrigatsiooni arendamise kavas. Kui tähtaega märgitud ei ole, siis tuleb liituda 4 aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates. Ehk siis ÜVK arendamise kavadel on oluline roll ühiskanalisatsiooni rajamisel ja sellega liitumise osas. Kui kohalik omavalitsus kavandab rajada ühisveeirrigatsiooni arendamise kava kohaselt kuhugi piirkonda ühiskanalisatsiooni, siis ÜVK Eesti kohaselt peavad need elanikud liituma ühiskanalisatsiooniga ÜVK arendamise kavas toodud tähtaja jooksul, kui on siis olemas nõuetekohane liitumispunkt. Siiski on olemas sellel üldisel kohustusel teatud erandid, et see ei laiene tööstustarbijatele ja lisaks ei laiene ka nendele isikutele, kelle olemasolevad individuaalsed lahendused vastavat veeseaduse nõuetele, et näiteks tekkiv reovesi kogutakse nõuete kohaselt lekkekindlasse kogumismahutisse ja seda veetakse järjepidevalt nõuete kohasesse reovee purgimissõlme. Oluline on siinkohal rõhutada seda, et see alternatiivne individuaalne lahendus peab olema sellel elanikul juba olemas, mitte ei hakata seda alles kavandama või rajama. Jah. See on lühidalt selle kohta kõik. Nüüd, kui võtta see teema kokku, siis ühiskanalisatsiooni puudumisel tuleb üldjuhul üle 2000 inimekvivalendilise reokogumisaladel rajada ühiskanalisatsioon. Lekkekindlate reovee kogumismahutite rajamine lubatud ainult erandkorras. Ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava siis peab sisaldama ka kaarti üle 2000 reokogumisaladest, kus siis mis on nagu ÜVK-ga katmata sel põhjusel, et see toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi või sellest ei oleks keskkonnale tulu. Ühiskanalisatsiooni puudumisel on väljaspool reokogumisalasid ja alla 2000 inimekvivalendilise reokogumisaladel lubatud rajada nii ühiskanalisatsiooni, omapuhasteid kui ka reovee kogumismahuteid. Piirkonnas tuleks lisaks reovee kogumisalade suurusele reoveekäitluslahenduse planeerimisel arvestada lisaks ka näiteks põhjavee kaitstust, mis on siis oluline eelkõige heitvee pinnasesse hiimutamise puhul, kujasid, hooldusalade ja sanitaarkaitsealade ulatusi, piirkonna elanike arvu täna ja tulevikus ja prognoositavat ÜVK teenuse hinda ja ka muid parameetreid. Siis reovee käitlus piirkonnas planeeritakse siis kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas, kus siis peavad olema analüüsitud alternatiivid erinevate lahenduste vahel, mis peavad hõlmama nii ÜVK süsteemi rajamise variante kui ka individuaalsüsteemide peale jäämise variante. Peavad olema toodud muuhulgas ka ÜVK-ga kaetavad alad ja ÜVK-ga liitumise tähtajad. Et tarbimiskaha omanikul on siis kohustus liituda olemasoleva ÜVK-ga ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui on selleks välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt. Kui tähtaega ei ole märgitud, siis tuleb liituda 4 aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates ja seda kohustus liituda ei ole ainult siis, kui olemasolev reovee kogumise puhastamise individuaalne lahendus vastab siis veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, Anni! Meil on ka üks käsi püsti tõusnud. Hans, võid siis mikrofoni lahti teha ja oma küsimuse küsida?
Mina ei kuule igastad. Mul on tunne, et Hans vist ei räägi jah, aga tuli chatti üks küsimus. Kas sa näed seda? Kohe. Kas üle 2000 inimekvivalendil serjakogumisalal võib kasutada kogumismahutit, kui tõestatakse ära, et see vastab veeseaduse nõuetele? Ja võib küll kasutada reovee kogumismahutit nii-öelda erandkorras. Kas kellelgi on veel Annile praegu küsimusi või jätkame ettekannetega? Nii. Keegi anonüümne tõstis käe. Võite mikrofoni lahti teha ja küsida, kui on küsimusi. Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida, et tegelikult kõik, mis siin oli räägitud, sisuliselt ei toimi, sest need praegu ehitusload antakse ehitusseadustiku alusele, seal ei ole isegi nõutud ehitusprojekte, ei septiku, ei kogumismahuti paigaldamiseks ja näiteks kui see on konkreetselt tiheasustusala, siis tegelikult sinna on võimatu jõuda kontrollida, et see rajatis vastaks nõuetele, kui ei ole nõutud ehitusprojekti. Ja järelevalve osa tuleb meil täna ka rühmatöödes tegelikult arutlusele. Et see on tegelikult, järelevalve on tegelikult kohaliku omavalitsuse ülesanne nendel kohtkäitluslahendustel. Ei, sellisel juhul ma täpsustaks, et kui see nõue on tehtud nii liberaalseks, siis see järelevalve nõuete täitmine on tehtud kordades raskemaks. Kui näiteks on tegelikult oleks ehitusprojekt, siis oleks väga lihtne kontrollida kõik need kujad ja muud asjad. Praegu õiguskantsleri tõlgenduses mitte midagi ei ole ehitamist tahad. Kõik. Jah, selles mõttes, et see, kuidas ma siis ütlen, nende nii-öelda individuaalsete lahenduste nii-öelda süsteemi korrastamine on tegelikult, kuidas ma ütlen, kavandatud küll, et seda minu arust räägib Liisi meile täna järgmisena. Et sellega me tegeleme küll, jah. Ja, Hansul oli käsi püsti, ma vabandan, jah, mul oli üks telefonikõnet kui tööalane vahel. Aga selle paragrahv 17 kohta küsin. 17, paragrahv 17 ÜVK-s siis. Just see, mis sa seal rääkisid ka, et kui on välja ehitatud ÜVK liitumispunktid ja on kohustuslik liitumine. Et ma ei loe kuskilt ühtegi paragrahvi välja, ühtegi rida kuskilt seletuskirjast, et mismoodi ma ikkagi saan sundida. Ta ütleb, et on kohustus, aga tegelikult ühtegi niisugust rakendusmeedet ei ole ju selle kohta, kuidas ja millel ma viidata saaks, ainult sellele paragrahvile. Ei, no tegelikult on nii, et kui see nii-öelda tarbimiskoha omanik ei täida ühise veekanalisatsiooni arendamise kavas sätestatud liitumiskohustust, siis tegelikult kohalikul omavalitsusüksusel on võimalik asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel teha ettekirjutus ja määrata siis sunniraha või asendustäitmine küll. Okei, seda ma kuulen nüüd esimest korda. Jah. Paragrahvis 68 on tegelikult see sunniraha määra säte küll, aga jah. Okei, see on hea teadmine, siis tuleb hakata kohalike omavalitsustel ettepanekuid tegema siis nende määramiseks erinevatel kinnistutele. Nii. Ja just sellepärast küsin, et meil on ka on ju üle 2000 piirkonnad, kus kanaliga liitumised välja ehitatud ja me teame, et ei ole nõuetele vastavaid kogumismahutit, seal on küll inspektsiooniga käidud ja kohaliku omavalitsusega ja vähe tolku sellest nagu olnud, aga kui nüüd läbi sunniraha on võimalik survestama hakata, siis on hea teada, et need liitumispunkte on päris palju, mis on meil tegelikult ilma klientideta ja on välja ehitatud. Aga tänud. Ja, lasen kiiresti küsida ka viimase küsimuse Kaupo Kutsaril.
Ülejäänud, kelle küsimusi me praegult suuliselt ei vasta, et neid võib siis vastata Anni hiljem kas chati või siis saame ka kirjalikult pärast vastused saata. Nii Kaupo. Tere! Meil on Valgas siin endised suvilapiirkonnad, mis ei ole ÜVK alas ja öelge nüüd see sama õiguskantsleri selle arvamuse kohaselt, et kuidas me päriselt peaksime kontrollima neid põhjata kogumismahuteid, et tegelikkuses võib ju tekkida kohalikul omavalitsusele tulla nagu see, et meie oleme nagu rikkunud, me pole piisavalt kontrollinud, omal ajal on nad mingisuguse nii-öelda seaduslikult need mahutid teinud ja lõppude lõpuks me peame hakkame siis nagu vastutama omavalitsusena, meie oleme rikkunud ja hakkame neil pudeli vett kinni maksma või mis iganes. Kuidas nagu päriselt kontrollida seda ja kuidas see nagu lahendas on? Sellele oskab Liisi isegi paremini natukene vastata, et tema on selle järelevalve teemaga rohkem kursis. Ja ma üritan vastata, et tegelikult ma olen täiesti nõus, et see kontrolli teostamine on väga raske, olen ise ka kunagi seda teinud, et üks asi ongi see füüsiliselt, et lased mahuti täis, vaatad, et kas ta peab kinni, jookseb tühjaks või mitte, eks ole, et see on keeruline, aga ma kohe hakkan rääkima sellest reovee kohtkäituse ära või teenuse korrastamisest ja ma loodan, et see, mida me täna planeerime selle korrastamise käigus, aitab seda järelevalvet tegelikult teostada tulevikus, et tegelikult tulebki ausalt öelda, et see järelevalve teostamine on väga keeruline, et ei ole andmeidki, mille alusel teostada, see inimeste arv, keda kontrolli peaks on tegelikult väga suur ja omavalitsused lihtsalt ei käi nagu sellest mahust üle. Et ega ma muud praegu ei oskagi nagu öelda, et võib-olla, kui ma hakkan tutvustama ema ettekannet, siis saame seda teemat veel natukene arutada ja Annile on täna ka Anni siis eestvedaja grupp on siis see, et kuidas seda järelevalvet teostada, mis on need kitsaskohad tegelikult, ütleme praktikas omavalitsused saavad ise välja tuua, et siis saab nendest nagu põhjalikumalt nende asjadele otsa vaadata ja kuidas siis erinevad omavalitsused tehakse, et ma tean seda, et ministeeriumis on olnud projekte, kus on koos omavalitsuste ja endine siis Keskkonnainspektsioon oli koos käidud neid objekte kontrollimas ja see ongi tegelikult väga keeruline, et sinna maa alla ei näe ja mis seisukorras ta tegelikult on. Nii, aitäh vastuste eest, aga Liisi, jätka siis oma ettekandega. Ja nii, ma proovin kohe kõigepealt jagama panna. Kas on ettekannet näha? Ja on küll. Kas te näete nüüd seda märkustega lahendust? Ta on jah märkustega. Siis ma kohe panen teise versiooni, et ta näeksite ikka suuremalt seda mul. Nii, ma nüüd ei saanud midagi siin enam teha. Aha, nüüd saan. Panen uuesti. Kas ta nüüd tuleb? Kas nüüd näete mu ettekannet? Ja on näha. Me näeme ikkagi seda nagu PowerPointi. Ja mul on mingisugune error, ma juba enne katsetasin, ma kohe vaatan, et ma saaksin ta ilusti esitama. Lõpetame jagamise, proovime siis kolmandat varianti. Kui sa paned selle nüüd esitaja vaate, tõstad selle ühe teisele ekraanile lihtsalt. Ja ühe selle... Ja vaatame kohe, kas sobib. Nii, ja nüüd äkki õnnestub. Nii, kas nüüd on näha? Ja, nüüd on täpselt nii nagu vaja. Super. Täpselt nii nagu vaja. Ja tere kõigile, tere ma jõudnud enne öelda, ütlen nüüd, et räägin siis reovee kohtkäituse äraveo teenuse korrastamisest, ütleme selle probleemid on juba vee-ettevõtetel, omavalitsustel väga pikalt teada ja see süsteem ei toimi tegelikult nii, nagu toimida võiks. Ja me oleme selle probleemi lahendamisega alustanud juba 2019. aastast, kus me alustasime tegelikult kõigepealt sellise uuringu tegemisega, et mis need probleemid on, mis need kitsaskohad on, et üldse aru saada, mida meil on vaja korrastada. Ja nii, ma ei saa slaidi edasi panna, ootan, kas nüüd läheb. Aha, nüüd läheb. Ja ma lihtsalt annan põgusa kõigepealt ülevaate, et mis see hetke olukord on.
et täna ütleme 18% Eesti elanikkonnast on sunnitud oma reoveekäitluse lahendama siis kohtkäitlussüsteemides ja nagu enne siis Anni ettekande selgus, siis meil on valikus on siis kas reoveekogumismahuti või siis kohtpuhasti, oma puhasti. Ja ütleme, et see puudutab siis circa 240 inimest elanikkonnast, kes sellist süsteemi peavad kasutama. Kui ma räägin nüüd natuke nendest järgmised andmed, mis siin on, et nendest tuleb selles mõttes kriitiliselt suhtuda, et need purgimissõlmede arvud edasi, et need pärinevad nüüd 2020. aasta siis sellest uuringust. Et võib-olla olukord on tänaseks muutunud, aga ma arvan, et see muutus ei ole väga drastiline, et ikkagi meil on selline circa 49-50, võib-olla täna juba vähem veeettevõtted, kes haldavad purgimissõlmesid. Ja Eestis on meil siis circa 95 purglat, millest kasutusel on ainult 58. Ja ütleme 37, mis on nagu rivist väljas, et mõned üksikud neist on ka avariiolukorras kasutatavad. Ja põhjuseks on tihtipeale see, et lihtsalt puhaste planeerimisel on ei ole piisavalt infot olnud selles purgitava reoveekoguste kohta, see reoveekontsentratsioon on selline purgla, et see lööb lihtsalt selle puhasti tööprotsessi rivist välja, et seal on erinevad põhjused, miks need ei ole kasutuses. Ja ütleme, purgijad, kes siis seda reovee äraveo teenust osutavad ja viivad selle reovee siis sinna purgimiskohta, neid on circa 132, oli 2020. aasta seisuga. Ja selle uuringu käigus tõesti suheldi nende purgijatega, suheldi veeettevõtetega, suheldi omavalitsustega ja ütleme, et paratamatult see reovesi kipub ikka üle omavalitsuste piiride minema ja sellest 132-st 34 tegelikult omas lepingut rohkem kui ühe purglaga. Ja see on täiesti normaalne, et kui Ida-Virumaal Alutaguse vallas Iisaku puhasti ei saa selle purgitava reopuhastamisega hakkama, siis see viiakse Kohtla-Järvele, et nii kaua kui see Kohtla-Järve jaoks on okei, järvepuhastusega, aga ka nemad võivad öelda, et nüüd see koormus on liiga palju meie jaoks, on ju. Ja ütleme, otse loomulikult kõige rohkem neid kokkuleppeid purgijatega on Tallinna veel, et tema meil kõige suurem veeettevõte on. Ja kui me räägime ka korraks veel sellest hinnast, siis tänane olukord on see, et see ühiskanalisatsiooniteenus on soodsam kui purgimisteenus ja see hind oleneb väga paljudest asjaoludest, aga peamiselt on see ikkagi reovee kogus, purglas purgimise hind ja ka vahemaa, kas siis, mis selle teenuse käigus läbitakse või siis ütleme selle elaniku kaugus purglast. Ja kui me räägime sellest reovee kogusest, et ka siin tegelikult see hinnastamine võib olla väga erinev, et kui sul on 5-kuubine mahut, aga sa tellid auto, millel on 10-kuubine mahuti peal, siis ühel juhul maksad kas ainult 5 kuubi eest, teisel juhul said maksta kogu selle 10 kuubi eest, et kedagi huvitab, palju sul mahutis tegelikult see reoveet on või kohtkäitlussüsteemis. Et see on tänane selline hetkeolukord ja siin ma tegin sellise rägastiku probleemidest, et need probleemid on omavahel hästi seotud ja nad lõpuks ikka kipuvad jõudma sinna, et järelevalve teostamine on väga keeruline ja ikkagi see oht keskkonna tekib, et täna tegelikult puuduvad purgimisteenust reguleerivad üldnõuded. Omavalitsustele on kehtestatud siis kohustus, et nad peavad kehtestama reovee kohtkäitluse äraveo eeskirja. Ja väga paljud on seda ka tegelikult väga tublisti teinud, aga nagu õiguskantsler on juhtinud tähelepanu, et nendes eeskirjades on reguleeritud sellised olukorrad, kus tegelikult puudub seaduslik alus, et näiteks purgijatele on seatud seal registreerimisnõuded ja nii edasi, et tegelikult eeldavad seaduslikku alust. Ja kui ma juba siin rääkisin purgijate registreerimisest, siis täna selles osas ühtne süsteem puudub. Omavalitsused on paljud seadnud nõude purgijate registreerimiseks, aga see süsteem ei ole ühtne, et kes on teinud nõude EMTA-kes registreerida, kes äriregistris, kes ainult omavalitsuses. Ja see, et meil täna purgijaid ei registreerita ühtse süsteemina, siis see loob ka sellise olukorra, et puudub ülevaade, et kes meil tegelikult teenuse osutajad on. Ja see raskendab seda järelevalvet, et on osa loomulikult väga tublisid purgijaid, kellel on lepingud purglatega ja see reovesi jõuab kenasti puhastisse, aga on ka neid teenusosutajad, kes siis ei vea seda reovett sinna puhastisse ja ta lõpuks jõuab keskkonda. Ja selle üle on väga keeruline järelevalvet teostada.
Ja nagu ma enne juba ütlesin, et siis kohaliku omavalitsuses need eeskirjad on sätestatud väga erinevalt, et väga tore, et need on tegelikult nii palju ikkagi tehtud, ikkagi enamusel omavalitsusel on need sätestatud, aga nad on erinevad, et mingil juhul see on väga okei, et nad on erinevad, et ikkagi tuleb lähtuda siis piirkonna eripärast, aga teatud juhtudel peaksid olema võib-olla sellised sarnasused. Ja siis väga suur probleem on see, puudub ülevaade reovee kohtkäitlejatest, et enne tuli siin ka juttu sellest, et järelevalve teostamine on keeruline. Et juba väga keeruline on tegelikult teha seda sellest, et puudub ülevaade, kes on kohtkäitlejad ja millised süsteemid kinnistutel on, et on see siis mahuti või on see oma puhasti. Ja see omakorda, et see ülevaade puudub, raskendab ka puhastite siis reostuskoormuse siis planeerimist ja investeeringute planeerimist. Ja selle tulemusel ei saa reopuhastid siis nagu ütleme selle reovee puhastamisega hakkama, mis tuleb kohtkäitsüsteemidest, nad löövad need puhastid rivist välja või mõnel juhul lihtsalt keedutaksegi, et purgija ei saagi purgida seal puhastis. Siis veeettevõtted ei soovi mõnede purgijatega lepingut sõlmida, mis on ka täiesti mõistetav probleem, et tegelikult mõnel juhul tõesti mõni purgija on toonud sellise reovee, et see on puhasti töö rivist välja löönud ja siis on see purgija selles mõttes õnnetus olukorras, et ta võib-olla mõistnud ise ka, mis ta sinna autosse võttis, võib-olla mõnel juhul mõistis ja mis ta muud üle jääb, kui ta lõpuks kuskil see purgi ei saa, siis ta lihtsalt laseb selle keskkonda. Ja mõjub ikka jälle sellele, et oht keskkonna on inimese tervisele varale. Ja nagu ma enne teenuse hinnast rääkisin, siis teenuse hind on kõrgem kui ühiskanalisatsiooni teenuse hind ja see omakorda võib tegelikult kallutada siis seda purgijat ja maaomanikku reoveed siis juhtima mitte ette nähtud kohta. Et need on sellised peamised probleemid, ja nagu näha, siis nad omavahel on tegelikult hästi seotud ja ütleme, et järelevalvet on väga raske teha, kui meil on ülevaade puudub purgijatest ja puudub kohtkäitlejatest ja nii edasi. Lahenduste otsimisel ja sellele uuringule on järgnenud selline protsess nagu veeseaduse muutmise väljatöötamise kavatsus. Enne kui me hakkame veeseaduse muutmise eelnõud tegema, me oleme teinud sellise kavatsuse, kus me oleme vaadanud teiste riikide praktikaid ja analüüsinud, et millised kõige paremad lahendused on. Ja lahenduste otsimisel on lähtutud sellest ultima ratio põhimõtetest, et seaduse tasemel nõuete kehtestamine, et enne peavad olema välistatud kõik muud variandid. Et kui see on võimalik kehtestada kohaliku omavalitsuse tasemel, siis kehtestatakse see kohaliku omavalitsuse tasemel ja kui ei ole võimalik, siis juba seaduse tasemel. Ja veeseaduse muutmise eesmärk on siis tagada purgimisteenus ikkagi kõikidele piirkondadele, kus seda on vaja. Täna meil on Eestis piirkondi, kus purgijad ei ole purgijad, kes teenust osutaks. Et meil on sellised piirkondi täna Eestis, et see tuli sellest uuringust välja. Et oleks tagatud ka järelevalve teostamine ja et oleks investeeringud planeerimine oleks võimalik, et meil oleksid korrektsed andmed, et oskaks puhastada planeerimisel arvestada sellest kohtkäitsüsteemist tulevatest reoveega. Ja muidugi otse loomulikult meie kõige suurem eesmärk hoida ära keskkonnareostus. Ja mis nagu selle lahenduste puhul hoiti ka nagu fookuses seda, et see teenus ikkagi peaks olema nagu kättesaadav inimestele parima võimaliku hinnaga. Ta peaks jääma, ikka see purgimisteenus peaks jääma vabaturu teenuseks, et Konkurentsiametiga siin tehti koostööd ja ei nähtud põhjust, et see peaks olema mitte vabaturu teenus, ja see reovesi peaks jõudma lähimasse purglasse, aga see omakorda eeldab seda, et need lähimad puhastid saavad hakkama selle kohtkäitlussüsteemist või reovee puhastamisega. Ja vaatan, et ma siit nüüd hakkan juba ajast üle minema, et jääksin oma aega. Siis täna Kliimaministeerium on jõudnud nüüd siis selle veeseaduse väljatöötamise kavatsusega nüüd selliste lahendusvariantide juurde. Ma ütlen kohe ära, et see väljatöötamise kavatsus on läbinud meie haldusala kooskõlastamise ja kohe läheb ta siis majast välja, et erinevate ministeeriumitele ja nii edasi kooskõlastamisele, aga täna me oleme jõudnud sellesse etappi, et kõigepealt tuleb seaduse tasemel siis sätestada need
üldnõuded. Et täna veeseaduses, nagu ma ütlesin, on see nõue, et kohtkäitlus ja äraveeskiri tuleb kohaliku omavalitsusel kehtestada, aga tuleks tegelikult tuua ka sinna sellised seaduslik alus, et näiteks nõuded kohtkäitlussüsteemidele, nõuded süsteemide hooldusele, nõuded purgimisteenuse osutamisele ja nõuded purgimise kohta, et ikkagi iga omavalitsus saaks seda teha oma piirkonna eripäradest lähtuvalt, aga et oleksid need seaduslikud alused. Siis purgijate registreerimise kohustus. Selle käigus jõutidigi arusaamani ikkagi, et purgijate registreerimise kohustus peaks jääma kohalikku omavalitsusse, et seda ei ole vaja riiklikult registreerida ja see nimekiri peaks olema kättesaadav kohaliku omavalitsuse kodulehel. Et inimene, kes selles piirkonnas elab, kellel on kohtkäitlus, ta saab oma omavalitsuse koduleheküljelt vaadata, kes minu piirkonnas teenust osutab ja teenust tellida. Ja kui seal on mitu teenusosutajat, siis saab valida endale just selle sobivama hinnaga teenusepakkuja. Ja konkurents alati selle hinnaga ju tegelikult allapoole võib-olla viib. Ja miks ta just kohalik omavalitsus peaks ka jääma see purgijate registreerima see, et kohalik omavalitsus oma piirkonna eripäradest lähtuvalt saab seada siis need nõuded. On see siis, ma ei tea, tee olukordadest lähtuvalt, on see siis puhastite asukohast, purgijate asukohast lähtuvalt, et iga piirkonnas ikkagi arengukava koostab kohalik omavalitsused oma piirkonda tõidekut tunneb kõige paremini. Nüüd, mis puudub kohtkäitlussüsteemide registri loomist, siis see tuleks nüüd luua riiklikul tasemel, et Tasula reo puhastuse direktiivi siis muudatuse või kuidas me nimetame eelnõus, ülevaatamise eelnõus on tegelikult loodud kohustus luua kohtkäitlussüsteemide register ja tagada korrapärane järelevalve. Täna on see vist tähtaeg 2025, võib-olla see mõnel määral võib natuke nihkuda, aga fakt on see, et täna selline kohustus seal sees on. Ja sellest tulenevalt me näeme, et see tuleks luua riiklikul tasemel. Ja kuidas need andmed sinna registrisse jõuaks, siis on kohustus tegelikult kohtkäitlussüsteemide registreerimiseks, et on vaja luua selline kohustus ja sobivam lahendus on see, et kinnistu omanik ise registreerib oma süsteemi. Siin ma saan muidugi aru, et kuidas motiveerida, et siin me peame välja mõtlema, et koostöös, et kuidas ikkagi saaksid need andmed sinna registrisse, et lihtne on nende piirkondadega võib-olla, kus ühiskanalisatsiooni ei ole, aga on elamud, siis ilmselgelt seal on kõik kohtkäitlejad ja on võimalik inimesi siis, toon näite, ma olen seda siin kolleegidega juba toonud, et Päästeamet hiljuti teavitas, et hakkab suitsuandureid kontrollima, et kas ja kui palju tegelikult seda kontrollis, seda tegelikult ei saanud oma töö käest seda ikka kontrollida, et lauskontrollis, et tegelikult vist ei tulnud, aga poest osteti ära kõik suitsuandurid. Et see on selline asi, et inimene teab, et peaks sellega tegelema, aga ta lükkab selle edasi, et samamoodi tuleks võib-olla kavalalt läheneda, et ikkagi, kui me teame, et siis piirkonnas ühiskanalisatsiooni ei ole, seal on elamud, seal on kohtkäitlussüsteemid, et motiveerida neid inimesi, et need andmed saaksid sinna registrisse. Ja siis ka korrapärase järelevalve kohustus, et Tasula reo direktiivi muudatust, nagu ma ütlesin, selline nõue tuleb ja me ikkagi see korraline järelevalve kohustus peaks jääma kohaliku omavalitsuse tasandile, et igaüks ikka oma õigusaktist lähtuvalt ja oma piirkond eripärast lähtuvalt seda järelevalvet teostab. Aga mis puudutab see järelevalvet, siis ma usun, et see järelevalve läheb lihtsamaks ja tõhusamaks siis, kui meil on olemas kohtkäitlussüsteemi register, kui meil on olemas purgijate registreerimise kohustus ja siis läheb tegelikult, ma usun, see järelevalve teostamine oluliselt lihtsamaks. Et toon lihtsalt näite, et kui meil on olemas kohtkäitlussüsteemi register, kuhu on kantud oma puhasti või mahuti näiteks ja ikkagi on näha, et sellest, ütleme, kinnistult ikkagi lähima, ma ei tea, 3 aasta jooksul pole ühtegi vedu tehtud, siis tekib küsimus, et kuhu see reovesi sealt siis jõuab. Et saab teha sellise andmetöötlusena kriitilised kinnistud välja võtta ja juba selle võrra läheb võib-olla natukene lihtsamaks. Ma ei ütle üldse, et lihtne on see, kui me juba kinnistule läheme, et kuidas siis seal seda rikkumist tuvastada, et eks siin tuleb lihtsalt praktika käigus omavahel neid kogemusi jagada ja neid lahendusi otsida. Aga minu aeg on ümber, ma olen valmis küsimusteks ja
ja hiljem juba grupp, mida ma juhin, siis räägime juba sellest registri loomisest, et millised need andmed on kohaliku omavalitsuse või veeettevõtte vaates, mis peaksid olema seal kohtkäitlusregistris. Selle mainin ka ära, et täna me oleme jõudnud sinna etappi, et see kohtkäitlusregister meie nägemuse järgi peaks olema EHR-is, kuna EHR on täna juba omavalitsuse töölaual ja igapäevast kasutuses ja ma ei tea, kui paljud teist on selle ehitusregistri kokku puutunud, siis täna seal on kanalisatsiooni ehitused märgitud sellised, et kas on võrk või lokaalne. Võrgu puhul on selge, et see on ühiskanalisatsioon, aga sinna lokaalse juurde võiks tekkida rohkem infot, et on see siis mahuti või oma puhasti, et selline mõte, et täna hiljem saame seal minu grupis sellest siis natukene mõtteid koguda, arutada, sest sellega tahaks nagu tööd edasi teha ja igasugused sisendid on väga teretulnud. Aga see on minu poolt kõik, nii et julgelt küsige. Nii, järjekordselt on Hansul käsi püsti, aga palun. Ja Liis, et me oleme seda teemat vist äkki 3 aastat tagasi tuli see lauale. Ja. Selle registrite loomise teema purgijatele. Et oskad sa ennustada või näed selle protsessi käiku selliselt, et millal ta võiks nüüd reaalselt realiseerida? Sest tegelikult nende purgijatega on ju niimoodi ka, et meie oleme praegu ise teeme järelevalvet, anname väravakaardi või anna ja siis vaatame, kellele me saame GPS-i peale ja igavene jahumine. Ja põhimõtteline mõte ongi ka selles, et me saaks purgijatelt ju tagasiside, kus kohast nad võtavad, et kas seal on need kinnistud, kus oleks võimalik ühiskanaliga liita nii edasi, et saaks nagu selle pildi tervikuna selgeks. Aga kuna see on umbes 3 aastat tagasi alustatud selle protsessiga, see on suhteliselt pikk olnud, et meie ootame küll praegu, et võiks kohe see laual olla see võimalus, et panedki ette, et näed, rohkem ma väravast sisse lasesid, enne kui sa oled selle registris ja kõik asjad käivad vastavalt sellele. Ja ma selles mõttes ütlen ausalt, ma olen sinuga täiesti nõus, see protsess on väga pikk olnud, eks osapooli on palju ja ütleme sellise parima lahenduse otsimine ongi aega võtnud. See, et täna on selline nõue, et purgijad teile esitaksid andmeid või neil oleksid GPS-id peal, siis tegelikult see on näiteks ongi see pool, mille kohta õiguskantsler võib öelda, et oi, seda te ei tohi teha, seaduslikku alust ei ole. Ja kui ma räägin nüüd sellest protsessist edasi, siis ma tahan loota, et nüüd järgmise aasta lõpuks oleme selle asjaga jõudnud selleni, et see on jõudnud sinna veeseaduse muudatus on meil tehtud. Et kuna me oleme nüüd selle väljatöötamise kavatsuse ka jõudnud nüüd ministrini ja ministri allkirja saame alla, siis saame selle asutustele välja saata, siis ma ise näen, et siin nüüd mõned kuud veel on, ma arvan, selliseid täiendusi ja siis me saame hakata juba seaduse muutmise eelnõud koostama ja kuna ma loodan, et see eelnev uuring ja seaduse väljatöötamise kavatsus on olnud piisavalt põhjalik, siis ja vaadates täna tegelikult ikkagi esile kerkinud probleeme kohtkäitussüsteemidest, siis see seaduseelnõu võiks ikkagi üsna ludinaga minna. Et see on minu tänane ootus ja selle nimel ma täna tööd teen, et tahaks selle protsessiga nüüd jõuda reaalselt nagu tulemusteni. Et võib siis loota, et 2025 aasta kevadel on register EHR-is olemas. Ja vot selles mõttes jah, kuna paralleelselt mul on juba kokku lepitud ka nagu see EHR-i arendus, loodan, et rahasid kõike jätkub, et see arendus tehakse ja ma nii nagu Asolevre direktiiv ette näeb 2025, see on minu tähtaeg, et sinna mina tahan jõuda, et loodan, et kõik osapooled minuga see koostööd teevad. Aitäh sulle. Aitäh Liisile. Nüüd on järg Olavojala teema nii Olav ilmus. Jutt on õige, et räägime rahast ka, sellepärast, et üheks lahenduseks nende ühiskanalisatsiooni ja veevärgita alade puhul võib olla ka taristu väljaehitamine, aga taristu väljaehitamine nõuab raha. Ja kuigi pikemas perspektiivis on ka välisfondide ootus olnud see, et me tulevikus aina rohkem kasutaksime, et veeettevõtted selleks kasutaksid
veeteenuste käivet, siis jätkuvalt siiski mõned õlekõrred, kus rahalist toetust saada, on täiesti olemas, et nendest räägin. Tere kõigile, mina olen Olev Ojala, töötan Kliimaministeeriumi veeosakonnas ja tegelen veevaldkonna investeeringutega, sealhulgas töötan päris paljude erinevate fondidega. Et mis seda veemajandust kindlasti iseloomustab, on see, et nii kaua kui süsteemid toimivad, kui taristu on korras, siis elanikkond tihti veemajanduse keerukust ega ka vajadusi ei taju. Ja siis, kui taristus ilmnevad mingid häired, siis need võivad suht kiiresti kasvada kriisideks. Kui on tänavatel vooluhulgad, sademe vooluhulgad ei mahu ära torustikesse, siis meil on üleujutused ja probleemid muutuvad nähtavaks. Kui on ulatuslikud reostused, siis võib joogivee kvaliteet langeda, et see ka Kuressaare juhtum tõi veemajanduse olulisuse väga hästi pildile ja nii elanikkond kui ka poliitiline tase tajus hästi selle teema olulisust. Et samamoodi reopuhaste avariidel võib teema ilmneda ja kui ühiskanalisatsiooni torustik lihtsalt laguneb, siis on küsimus selles, et kui kaitstud on põhjavesi ja millal siis need probleemid, mis alguses võivad olla väiksed, ilmnevad suuremal skaalal. Ja kliima muutub ka, et meil juba on veenappust suviti ja kui meil on mitmeaastaseid põudasid või kui põuad korduvad aastaid järjest, siis see probleem võib ka kulmineeruda, et me oleme küll harjunud sellega, et Eesti on veeressursside poolest väga rikas, aga siiski meil selline, eriti piirkondlikult seda probleemi esineb, kus on nii merevee tungimist põhjavette kui ka lihtsalt kaevude tühjenemist. Aga ongi, et kui kriisid ilmnevad, siis teema muutub olulisemaks ja on võimalik ka kiirkorras investeeringuid teha, aga pikas perspektiivis on tõhusam kriise ennetada ja selleks investeeringuid planeeritakse ja kavandatakse ja üks kõige olulisemaid selliseid dokumente siis investeeringute kavandamiseks on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavad, et nendest juba täna hommikupoole oli juttu ja sellised piirkonnad, kus siis kanaliseerimata elanikkond mõjutab veekogumi seisundit, et need piirkonnad on meil ära mainitud ka veemajanduskavade meetmeprogrammis ja Keskkonnaameti veemajanduskavade tegevuskavasid koostades siis ka püüab ette näha või ajatada seda, et mis hetkedel mingid investeeringud siis ära tehakse ja selleks suhtleb asjaomaste rakendajatega. Ja tulevik näeb ette seda, et meil ühed sellised investeeringute kavad tulevad veel juurde, et asulareovee direktiivi uuendamise käigus on ette nähtud selline asi nagu integreeritud äravoolude majandamiskava. Selle eestikeelne termin võib veel kuskile loksuda, sest üks-ühele tõlkidest oleks tulnud integreeritud veemajanduskava, mis meil eestikeelsena on juba kasutusel, siis selle River Basin Management Plani asemel. Aga ühesõnaga, et sellist sadevett ja reovett koos vaatama seda, et kuhu veed suunatakse ja mis on kõige selle efektiivsus ja areng, et see muutub paremini jälgitavamaks. Aga üks õlekõrs, siis, mis hetkel on avatud, on meie naaberministeeriumi, Rahandusministeeriumi poolt koordineeritav see on regionaalpoliitika sekkumine, mille käigus on tehtud abikõlblikuks veetaristu rahastamine. Et see on siis see kättesaadavuse kvaliteedi parandamine, investeeringud vee infrastruktuuri ja KOV-ide võimekuse tõstmine. Et kogu see meetmepakk ise on päris suur, 157 miljonit eurot toetust pluss riiklik kaasfinantseering. Aga siin on nüüd hästi palju erinevaid tegevusi, mida saab tegelikult toetada, mida kohalikud omavalitsused siis ka vajalikuks peavad, et regionaalset võimekust tõsta, aga veetemaatika on siin abikõlblik ja siin see tähtaja poolest on siis Eesti jaotatud pooleks ja nii Ida- kui Lääne-Virumaa on selles pakis, kus see tähtaeg on veel ees, märtsi lõpus, 29. märts, et põhimõtteliselt, kellel on
kellel on selge vaade juba olemas, mis tüüpi investeeringut neil vaja on, kuhu mida ehitada, et siis võib täiesti sellesse tähtaega jõuda. Ja mis puudutab siis seda piirkonda Eestist, mis siin on hallina märgitud, kus tähtaeg on möödas, siis selle kohta on meil ka teadmine olemas, et veetaotlused olid siin üsna aktuaalsed, et tuli päris mitmeid. Aga see on siis Rahandusministeeriumi koordineerida, et Kliimaministeeriumis lihtsalt oleme olnud kaasatud selle meetme väljatöötamisel ja ka probleemide puhul siis tõlgendamisel. Siis edasi on selline meede värskelt käivitunud, nagu on kombineeritud sademeveesüsteemide meede. Ja siin siis saab raha nii lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamiseks, ehk siis, et ühisvoolsed kanalisatsioonisüsteemid ümber ehitada lahkvoolseteks ja seeläbi väheneks siis koormus reoveepuhastile endale ja jääks ära need avariivoolude rakendumistega keskkonda juhitavad äkkkoormused. Ja lisaks saab rajada ka looduslähedasi sademeveesüsteeme, igasugu lahendusi, mis vett kas pinnasesse immutavad või siis muul moel tekitavad viivitust vee äravoolul. Sest põhiprobleem on meil selles, et sademete muster on muutunud ja kui meil varasemalt olid sademeveesüsteemid näiteks välja ehitatud piisavalt, et nad ei täitunud ülemääraselt, siis nüüd, kui meil sajab kiiremini ja rohkem vett alla, siis need kipuvad täis saama ja hakkavad üle ujutama. Ehk siis igasugused viibed ja immutamised on suureks abiks selleks, et ikkagi ka olemasolevad sademeveesüsteemid paremini toimiks. See voor on värskelt avatud, selle kohta lisamaterjali leiab KIK-i koduleheküljelt ja siin kohe jaanuari keskpaigas on tulemas ka üks selline teabepäev või infotund. Et tasub kindlasti osaleda, keda see asi huvitab. Ja juba väga pikalt on meil toiminud Eesti enda riiklik toetusmehhanism Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm. Et siin veevaldkonna selliseid toetusmehhanisme on päris palju erinevaid, aga ÜVK jaoks on siis reoveekäitluse ja joogivarustuse alamprogramm, mida iga aasta on avatud ja ka tõenäoliselt veebruarikuus toimub siis avamine kõikidele siin loetletud nendele alamprogrammidele. Eelmisest aastast lisasime ühe alamprogrammi juurde, tegime eraldi alamprogrammi väikestele reoveekogumisaladele, ehk siis inimekvivalendid kuni 100 inimekvivalenti, aga 100 kaasa arvatud, et nad konkureeriksid omavahel, mitte kõikide võimalike taotlejatega, sellepärast et lihtsalt need mõjud on teises kategoorias ja kippus jääma nii, et väga väiksed reoveekogumisalad jäid täiesti konkurentsist välja võrreldes suuremate reoveekogumisaladega toetuse küsimisel. Aga ajakava, see on siin nüüd paari aasta tagune ajakava, aga üldiselt keskkonnaprogrammis on seda rütmi hoitud, et enam-vähem sarnases tempos see avamine ja hindamine käib ja otsusteni võimalik, et see aasta jõuab ka varem kui siin jaanipäeva piirkonnas, sest natuke oleme KIK-is neid asju ka efektiivsemaks ümber kujundanud. Aga seda keskkonnaprogrammi iseloomustab paraku see, et kuigi varasemalt on ta olnud üsna võimas toetusmehhanism, siis eelarve on olnud pigem langustrendis, ka eelmine aasta jäi sellele 5 miljoni tasemele ja see aasta ta tuleb isegi mõnevõrra väiksem. Nii et paraku kõike ÜVK probleeme me sellega siiski katta ei jõua ja konkurents taotlejate vahel on tihe. Sellest tulenevalt siin ka paar aastat tagasi jõustus piirang, et saavad ainult piirkondlikud veeettevõtted, sest nende investeeringute jätkusuutlikkus on suurem. Kuna taotlused omavahel konkureerivad, siis hindamine käib täpselt hindamiskriteeriumite alusel
ja üks selline oluline kriteerium nagu projekti vajalikkus tugineb suuresti ka sellest, et millistes arengukavades seda projekti on ette nähtud ja kanaliseerimata elanikkonna puhul siis on hästi oluline, et väga soodustav tegur on see, kui see probleem on ära mainitud veemajanduse meetmeprogrammis, et kui seal mingile veekogumile on määratud, et selleks surveteguriks on kanaliseerimata elanikkonna tulenev reoveekoormus, siis tasub seda ka taotluses märkida. Üks selline õlekõrs on ka Euroopa Komisjoni poolt loodud LIFE-programm. LIFE-programmis nüüd hindamine toimub Euroopa Komisjoni tasandilt, et siin Eestis me saame ainult nõu anda ja kaasa mõtelda, et mis võiks selle projekti teha komisjoni vaatest atraktiivsemaks. Veetemaatika LIFE-programmis on keskkonna valdkonnas ringmajanduse ja elukvaliteedi all ja seoses ÜVK-ga on võimalik rahastada joogivee ja reoveepuhastuse lahendusi, ressursitõhusamaks muutmist, saasteainete sisalduse vähendamist, igasugu täiendavat töötlemist. Aga Euroopa Komisjoni vaatest väga aktuaalne on ka see, mis puudutab vee taaskasutust ja ka vee kokkuhoidu, et veekadude süsteemset vähendamist näiteks. Mis on oluline selles programmis on see, et eeldatakse teatavat innovaatilisust ehk siis päris Eestile tavapäraste lahenduste kordamine ei ole selles teemavaldkonnas, keskkonnavaldkonnas ei ole see abikõlblik, et see innovaatilisus peaks siis seisnema kas mingis mujal proovitud hästi töötava lahenduse Eestisse toomisel ja siin sellises nagu pilotiseerimises või demonstreerimises või siis mingis muus valdkonnas hästi toimiva lahenduse ülekandmises ÜVK teemasse, aga seda nii ma ei oska ise head näidet tuua, et mis see olla võiks, aga pigem siis mingite selliste mujal toimivate asjade ülevõtmisel. LIFE-programmi kohta lisainfot leiab nii eestikeelsel koduleheküljelt kui siis ka programmi ametlikult koduleheküljelt, et mõlemal siis avaldatakse infot ka uute voorude ja ka programmi reeglite ja reeglite muudatuste kohta, kui need on. Et väga täpselt ei ole ennustatav, millal uus voor avaneb, lihtsalt näiteks on toodud see, et sellel aastal see vooru taotluste esitamise tähk oli 6. septembril, aga mõnikord on ta jäänud oktoobrisse ja mõnikord kuskil novembri lõppu, et see natukene lainetab, aga sügisel on seda oodata ja kevadel siis tõenäoliselt tuleb täpsem info selle kohta, et mis on aktuaalsed tähtajad. Aga kindlasti see sama valdkond sellisel kujul LIFE-programmis jätkub, sest see on LIFE-i mitmeaastase tööprogrammiga paika pandud. Ja eestikeelsel kodulehed siis leiab veel täiendavat Eesti jaoks kohandatud infot LIFE-programmi kohta, sealhulgas materjale juba läbi viidud teabepäevade ja töötubade kohta. Üks selline huvitav rahastuse platvorm on Interreg Läänemere programm. Sellel on omakorda ka veel natukene piiratumaid programme, siis kas keskendudes Kesk-Läänemerele või ainult Baltikumile, aga nendes kõikides variantides Eesti on sees. Ja siin on üks prioriteetne suund, mis jaotub 2 Water Smart Societies ehk siis targvee kogukonnad või targavee kogukonnad. Ja sinimajandus. Ja siin mõlemal juhul eelis on siis see, kui keskenduda oma projektis veeressursside ühiskasutusega seotud tegevustele. Isegi kui seda ei tee, võib olla projekt abikõlblik, aga siiski on vajalik, et osaleks mitu riiki. Et üheks lahenduseks võib siis olla see, kui mitmes riigis tehakse samalaadset tegevust ja siis omavahel jagatakse seda infot ja võrreldakse tulemusi ja siis jagatakse ka laiemalt. Et selle programmi abil on ka mitmeid reoveepuhastuse edendamisega seotud projekte rahastatud.
ja kokku on üldse Eestis investeeringuid ÜVK-sse tehtud päris suures ulatuses, et eurode kehtimise ajal on toetusi suunatud veemajandustaristusse üle 800 miljoni euro ja kui arvestada ka omafinantseeringuid juurde, siis on neid investeeringuid tehtud üle miljardi euro. Et see on märkimisväärne summa ja selle summaga on saavutatud näiteks see, et 81% elanikkonna poolt tekitatavast reoveest läbib kolmanda astme puhastuse ehk siis tõhustatud toitainete ärastuse. Ja selle mõjuks võib lugeda ka selle, et Läänemerre meie piirkonnast jõudvatest toituainetest tegelikult tänaseks üliväike osa tuleb üldse punktreostuse allikatest ehk siis sisuliselt reoveepuhastitest. Et isegi Läänemere see keskmine tundub suht madal, et näiteks lämmastiku koormusest 8,5% võime öelda, et tuleb reoveepuhastitest, siis Eesti veekogude kaudu Läänemerre jõuab 1,8% lämmastiku reoveepuhastusest ja ülejäänud mujalt, näiteks 63% hajureostusest. Et väga tugev investeerimine ÜVK-sse on viinud ikkagi drastiliselt alla meil veekogudesse jõudnud toitainete osakaalu. Aga sellega ei peatu, et Euroopa Komisjonil on ikkagi tugev ambitsioon veelgi reopuhastust efektiivistada. Ja üheks selliseks arengussuunaks, mis ka uuendatava direktiivi poolt tuleb, on reoveepuhastite energiatõhusus. Et selle teemal räägime veel tänases töögrupis edasi, aga lühidalt saab öelda seda, et me oleme ka saanud otsuse suunata kasvuhoonegaaside kvoodirahadest 25 miljonit Eesti reoveepuhastuse energiatõhususe edendamiseks. Et see on meede, mida me kohe ette valmistama asume ja soovime järgmine aasta avada taotluseks. Aga see pole veel kõik, et üks aktuaalne teema on ravimijäägid ja mikrosaasteained, et siin läheb siis Euroopa Komisjon ette laiendatud tootjavastutuse rakendamise ja oluline valdkond on ka elanikkonna tervisenäitajate seire. Ehk siis see edulugu, mis COVID ajal oli, et reoveest COVID-i mõõtmine aitas tuvastada piirkondi, kus uued puhangud tekivad, siis sedasama põhimõtet laiendada ka teistele olulistele haigusnäitajatele. Et see on üks, mis tulevikku ilmestab ja kindlasti pingutame selle nimel, et ka investeeringute ja toetusmehhanismide abil ikkagi võimaldada Eesti veemajandusel püsida kättesaadava hinnataseme juures. Parima, et suur aitäh teile! Aitäh, Olav, sulle ettekande eest ja aitäh Anni ja Liisile ka. Kas Olavile on mingisuguseid küsimusi? Siis kui küsimusi ei ole, siis ma arvan, et jätkame grupi aruteludega, et grupid on juba ära jaotatud. Ootaks teid siis tagasi 12:15, et ma usun, et selleks on piisavalt aega teile arutamiseks ja pärast siis kokkuvõtete tegemiseks ja veel küsimuseks, kui neid on. Nii.